Tere! Peipsiääre arhitektuur on täiesti omaette teema. Sellepärast olemegi jõudnud oma saatega Peipsi läänekaldale, kus vaatame üle siinse arhitektuuripärandi ning anname ka nõu, kuidas korrastada üht tellishoonet. Peipsiäärsed vanausuliste külad on viimasel ajal muutunud populaarseks turismisihtkohaks. Ent ohtrate sibulavanikute kõrval tasub tähele panna ka sealset arhitektuuri, mille kujunemislugu ulatub tagasi 18. sajandisse, mil Venemaalt saabunud kirikureformi ees põgenenud vanausulised asustasid Peipsi läänekalda. Peipsiäärsete külade arhitektuuri iseloomustab kõige enam see, et kõik toimingud, mis kodus tehti, sai ära teha katuse all. Ehk elumajad olid ühendatud majandushoonega, sageli ühe katuse alla, aga võis olla ka täiesti erineva kõrgusega katusega. Selle gluhhoi dvori või siis kaetud õue all tehti kõike. Seal oli loomalaut, seal hoiti puid, seal oli ka kemmerg. Selle kaetud õue laka peal hoiti heinu. Siseõuedesse viisid tavaliselt suured uhked kahepoolsed väravad, mis kaunistavad siiani Peipsiääre külasid. Piirkonnale iseloomulikud on ka puidust elumajad ja selle juurde kuuluvad maakivist lisahooned. 19. sajandil lisandusid miljöösse Tsaari-Vene kroonuarhitektuurist inspireeritud punasest tellisest hooned, mis muutsid külapilti juba palju uhkemaks. Ja mis seda kõike ka iseloomustab siin aastakümneti, siis kui arvestada, et need majad asusid nii lähestikku. Siin oli kõikides neis Peipsiäärsetes külades väga sagedasti külas tulekahju, mis võis pool küla või kolmandiku küla ühe korraga võtta. Et selle tõttu on väga paljud puithooned juba siin 20. sajandi alguses asendatud kivihoonetega. Põhiliselt just punased tellishooned on saanud piirkonnale väga iseloomulikuks. Kohata võib need järjest alates Mustveest kuni Varnjani. Tellishoonete seinad tihti krohviti või jäeti katmata. Erilised on selliste hoonete akende raamistused ja karniisid majaseintel. Samuti ehitud etikud majade ees. Millele siin tegelikult võiks ka tähelepanu juhtida? No nüüd väga paljude majade puhul, et on sellel pööningu korrusel kenasti kardinad ees, siis reeglina neil majadel pööningu korrus ei olnud välja ehitatud. See oli pigem selline uhkuse asi. Et kui sa mööda tänavat läksid, siis sa mõtlesid, et see on nii rikas mees, et on endal pööningu korrusega välja ehitanud. Ja vahel on pööningu korrusel palju uhkemad aknad kui alumisel korrusel. Need on ka sellised asjad, millele tasub tähelepanu juhtida, et just nüüd, kui see plast, ühesõnaga, kui ma 2008. aastal mõtlesin, mis plast ju kõige käepärasem, eks ju, mis neil võtta on ja loomulikult nad arvavad, et see on progress aga praegu on 2019 ja ikka pannakse plasti. Et väga raske on inimesele selgeks teha, et mõtle, et kui sa 15 aasta pärast pead nüüd selle akna välja vahetama, sest kauem ta ei kesta, et siis sul on plastakent nii raske utiliseerida. Et keegi meist ei mõtle mingit asja tehes sellele, et kuidas me ta kunagi ära viskame. Kui toormaterjal oli kohalik, siis kohalikud olid ka meistrid ehk murniki, kes ehitasid mitte ainult Peipsiääres, vaid ka mujal Eestis. Just Varnja külas pärit kuulsa ehitusmeistri Savelli Foomini ettevõtte poolt on tõenäoliselt ehitatud suurem osa Varnja tellismaju, sealhulgas tema enda elamu ning ka tõeline meistriteos Varnja palvela. Siinne varasem palvela, mis oli siis puitehitis, oli nii halvas seisukorras, et 20. sajandi alguses otsustati ehitada uus kirik siia või palvela, kuidas tegelikult nimetatakse seda palvelaks. Annetuste toel koguti siis selle ehituse jaoks raha. Kõige suurem annetaja vast oligi Savelli Foomin ise. Ja nii see kirik siia ehitati 1903. Aga 1910 tabas siis Varnja küla suur tulekahju ja selle tulekahju järel
on enamasti need punasest telliskivist majad siia ehitatud. Aga muidugi, mis seda kanti ka iseloomustab, oligi, isa ehitaski kohe 2 vennale või 2 pojale majad, neid nimetatigi dvojnja. Isa elas ühes kohas, aga siis kas naaberkrundile või kuskile mujale ostis kinnistu ja rajaski 2 pojale maja. Aga paraku 2 pojal ei pruukinud olla ühesugune maitse ja võimalused. Ja nii on ta siis ajas kogu aeg. Ühesõnaga järjest on kumbki maja pool võinud saada uusi täiendusi. Nagu kui siin on siis 2/3 majast on plekiga üle löödud ja me jõuame selle maja, mis on siin nagu tundub, et oleks nagu kehvemas seisukorras, ehkki ma vaatan siin väga sokli peale on korralik veelaud on või veeplekk. Siis kui me nüüd vaatame selle maja neid ehisdetaile, ehispenne ja seda vertikaallaudist ja neid sakke, siis on see ju üks igavene uhke maja. Tegelikult on ju neil, kes ei jõua siia Peipsiäärde, on võimalus ka Eesti Vabaõhumuuseumis vaadata, kuidas näeb välja Peipsiääre vana arhitektuur siis. Jaa, sellepärast, et meil on Kallastelt toodud kalurimaja Vabaõhumuuseumis ja kui me siin täna ei saagi nende kaetud õuede alla, siis seda viga on võimalik Vabaõhumuuseumis parandada ja näha, mismoodi tegelikult vanausulised elasid. Rajakülas Mustvee külle all kohtume aga ühe vana tüüpilise tellismaja värske omaniku Iivikaga, kes suvekodu otsinguil jõudis otsaga Peipsiäärde. Tema väljavalituks osutus 19. sajandi lõpus ehitatud kunagise tellisevabriku omaniku villa. Mehega käime siin iga suvi puhkamas ja see kant kuidagi tõmbab. Ja me tegelikult seda Peipsiäärset kanti oleme siis vaadanud siis sinna Rannapungele, Remniku ja sinna poole, aga see vanausuliste teema, see on nagu kogu aeg olnud siuke, et sa oleks nagu reisil, sa ei ole nagu üldse nagu päris Eestis. Ja siis ma mingi hetk nägin kuulutust ja siis ma näitasin oma töökaaslasele ka seda kuulutust, et kes on ka siuke vanade majade huviline, tema renoveerib Saaremaal, siis ka, et oi, et see läheb nagu hull raha sisse ja paar pilti oli ja ma ütlesin, et kuule, et aga vaata, siin tundub ikka vanad ahjud ja põrandalauad ja kõik tundub nagu säilinud olevat ja sel hetkel mul ei olnud kohe vabasid vahendeid ja siis ma vaatasin seda kuulutust ja see kuulutus oli läinud. Siis mul tuli raha, vaatasin, kuulutust ei ole, okei. Ja siis järsku tuli see kuulutus uuesti üles ja mõtlesin, et ma pean minema vaatama, et midagi nagu tõmbab. Siis vaatasin seda koos mehe vennaga, kes on ehitaja. Siis ta vaatas seda maja ja ütles, et oi, et see on elutöö, ära osta seda. Siis ma ostsin selle maja ära. Tegemist on tõelise arhitektuuripärliga, kus on säilinud uskumatult palju algupärast. Kahelahi, originaaluksed, veneahi, pliitlesoga, laiad põrandalauad, taastamist nõudvad seina- ja laemaalingud. Maja on seisnud tühjana 40 aastat, alates hetkest, mil maja omanikud Grehhovid 70-ndatel ära kolisid. Naabrimees ütles, et kui tema Valgevenest siia kolis 70-ndatel, siis see maja oli juba tühi. Et temal ei ole kunagi siin naabreid olnud, see oli hästi rõõmus, et ta sai endale nii ilusa naabri. Nii et see, mis siin kõik näha, on põhimõtteliselt olnud 40 aastat niimoodi? Ja selles mõttes on huvitav, et minu meelest on päris hästi säilinud. Et kui sa mõtled just maja, mis on 40 aastat tühjalt seisnud, siis tegelikult on päris hästi, kuigi võib-olla ma arvan, et paljud inimesed see ehmatab ära, et see pilt on päris nukker, aga ma näen siin võimalust. Siin kindlasti on palju miinuseid, just et see krunt on hästi väike ja teiste majade vahel, aga arhitektuuriline väärtus on siin majal minu jaoks nagu meeletult suur ja see on lihtsalt siuke armastus esimesest silmapilgust. Plaanid on sellised, et me esialgu hakkame seda tegema endale suvitamiseks, aga ma tahan jätta otsad lahti, et kuna see maja on nii kihvt, et tegelikult tahaks teda siiski ka avada,
väljaspoole, et väga võimalik on siia teha mingi Airbnb variant või ka kohviksi alla, et renoveerimisel ma kindlasti arvestan erinevaid võimalusi, et ma saaks endale hästi palju otsasi lahti jätta, et mida ma siis tegema saan hakata. Ja ma vahepeal isegi mõtlesin, võib-olla, et ei tea, et äkki ise siia elama tulla, et me siiski hakkame sellises mahus seda renoveerima, et see maja oleks aastaringselt kasutatav. Just, et just sellest ka järgmine küsimus, et kui palju sa plaanid või säilitada siis seda olemasolevat ja seda sellist vana, mis siin on? Tahaks võimalikult palju. Et selle maja ostu juures üks olulisi punkte oligi see, et siin on väga palju seda vanas olemas ja säilinud ja tahaks seda nii palju restaureerida, kui saab, et loomulikult, et siia tuleb tänapäevane WC ja pesuruumid ja nii edasi, on ju. Aga näiteks need tänavapoolsed toad, kus on maalingud ja kõik säilinud, et seal me üritame seda siiski restaureerida nii palju, kui saab ja ikkagi tulevad puitaknad ette, mitte plastikaknad. Hoone seisukorra ja probleemid vaatame aga üle meister ja pärandeehitusnõustaja Hardi Sander Luigega, kes on spetsialiseerunud just kivihoonetele. Kuidas sulle tundub esmapilgul, et millises seisukorras see on? No tegu on vägeva tellishoonega, mis siis on ehitatud maakivist vundamendile. Ja maja seisukord üldiselt ikkagi võib öelda, et on rahuldav, kui niimoodi kohe juurde tulla ja vaadata. Tal on tüüpilised tellise kivihoonete probleemid. Kivihoonetel peabki esmapildul see, mis vahepeal on, võib-olla nii tähtis polegi, on tähtis on vundament ja tähtis on katus. Katust ei ole, siis kivimaja laguneb kiiresti ja kui on vundament kehv, siis maja laguneb kiiresti. Nii et vundament on korras enam-vähem? Vundamendis siin-seal on näha vajumisi, eriti siin tagaküljes on näha vajumisi ja juba olles roninud ka keldrisse väiksest august sisse, siis on näha ka põhjus. Ja katuse osas on samamoodi näha, seespool lagedes on näha läbijooksusid. Katus ei ole ka kindlasti originaal, katust on juba korra vahetatud mingil põhjusel. Vaatame neid pragusid siis, jah, et siin üleval on paar tükki ja siin on. Probleem ongi selles, et keldrisse on sattunud aastate jooksul või aastakümnete jooksul vesi, rohkelt vett. Keldri põrandapind on tihenenud väga tugevalt ja siis aluskivid, ehk siis vundament ei ole väga sügav, ka niimoodi sisuliselt, et vundament lõpebki seal, kus on keldri põrand. Ja siis ükskord põhikivid, põhised tugielemendid on järjest tihenenud maapinnaga maa sisse ja siit on siis ülejäänud koormus kaasa tulnud. Üsna loogiline põhjus tegelikkuses. Ja see on kivimajadel siis üleüldine põhjus või niisugune viga siis, et neil ei ole väga sügavad vundamendid. Et pääseb sinna külm alla. Võib-olla sellel on nii head kui vead, et see vundament on ei ulatu väga sügavale maa sisse. Aga tuleks praegu ette võtta natukene kaevetöid ja siis täpselt nüüd järgi mõelda, kuidas seda siis nii-öelda olemasolevat olukorda konserveerida selliselt, et enam edasi ei vajuks, ei laguneks. Aga pragudest saab ka lahti? Mis sinna vahele tuleb? Jaa, nüüd on selle kivihoonetega nüüd ongi see asi, et just tellishoonete puhul, et sellest praost justkui saab lahti seda täites või injekteerides siis võimalikult sarnase lubimördiga. Aga tegelikkuses tasub ka arvestada sellega, et teatud juhtudel peab see vigastus jääb näha inimsilmale, kuigi ta on konserveeritud, võimalikult tõetruult siis restaureeritud, aga see jääb näha, kuna maja enam paika tagasi justkui ei ole mõtet tõsta või ei ole võimalik tõsta ja ei ole mõtet seda ka täiesti maha lammutada, et see uuesti sirgeks laududa. Et sellistel puhkudel, et kuna see tellismaad tihtipeale koosnevadki nii välisvoodrist, sisevoodrist, siis on võimalik paigaldada mõned tõmbid kuskile, et kui on kahtlus, et see vooder võib nagu edasi liikuda ja kasutada seda võimalikult siis ajastatud ruud, et ta silma ei riivaks ja sellises, nagu see konkreetne hoone siin, siis igasugused sellised ajastatud abinõud või isegi need sellised armsad vigastused selles fassaadis, pigem tasub eksponeerida, kui seda just nagu kiivalt peita, sest siis, kui seda peita, siis see näeb nagu selline
noh, kuidas öelda, labane välja. Kuidas see tellise kvaliteet muidu on? Tegemist on ju, eks ju, kusagil 19. sajand lõpp, jah? Jaa, niimoodi ise aastaid restauraatorina leiba teeninud, siis saan öelda, et noh, paremat tellist tõenäoliselt nagu täna ei tehta. Ei tehta? Absoluutselt. Et see on suur varandus. Ilmselt selle tõttu on ta ka tänaseni nii hästi säilinud siis, eks ju? Absoluutselt, jah. Aga mille järgi sa näed ära, et ta on, ütleme, selline vana tellis, et siin on mingid erinevad paksused ja... Jaa, see suurus kõikumine, tellise mõõt annab aimu, et tegu on niisugune 19. sajandi lõpupoole või siis oli juttu 20. sajandi alguses toodetud kivi, et on 7 sentimeetrit paks, 26,5 kuni 27 pikk ja laius seal umbes 13 sentimeetrit. Et see kivi, noh, teda on, aga teda on järjest vähem. Et kus ma tean, et see vana välja näeb, just ongi see, et iga kivi on täiesti erinev. Aga vahel on olnud ikka siis lubimõrt? Jaa, no siin on kindlasti 100% kasutatud lubimõrti. Siukse suure mõnusa kivi fraktsiooniga ja siin on ka see tellisseinte puhul eriti on tähtis, et tegu oleks lubimõrdiga, kuna sellel tellisel on soojus paisumine, temperatuuri paisumine üsna suur. Siis see mört siin vahepeal peab olema võimalikult elastne ja poorne, et see tellis saaks siis edasi-tagasi paisuda ja kahaneda. Et selle tagajärjel muidugi selle tellise paisumise kahanemise tagajärjel ka vuugid teinekord tühjenevad, aga noh, sinna ei saagi midagi parata, et iga hoone nagu ka puitfassaid vajavad värvimist, siis tellisseinad tihtipeale vuukimist. Silluste juures on ka mõningad probleemid näha, jah? Mis siin on? No, siin on see sama probleem, algus on saanud ikkagi sellest vundamendi vajumisest, aga just selle nagu me ennem rääkisime, et mõnda asja nagu saab niimoodi, et lahti ei võta, siis tavaliselt silluste puhul, kuna siin on sillusel kandevõime nagu justkui kadunud, siis siin peab selle ohvri tegema, selle silluse siit avama ja selle uuesti laduma. Ja siis siin peab võib-olla natukene siis loobuma sellest müüri mustri nagu reast, et sillust oleks natukene tõsta. Aga tellisega annab seda hästi tegelikult ajutada, meisterlikult saab seda niimoodi teha, et see silmale karjuma nagu ei jää. Ja noh, muidugi tihtipeale selgub ka eriti tellishoonete puhul, kivihoonete puhul see lahtivõtmise ajal, et kui suurelt on vaja seda lahti võtta selleks, et see nagu saaks kindlalt püsima hiljem, et see toimiks ka sillusena. Et siin sellisteks betoon ja moodsate silluslahendustele nagu väga palju ruumi ei ole. Ja siin on ka muidugi niisuguste hoonete puhul mängib ka tihtipeale kandvat rolli ka avatäited ja siin puhul on väga võimsad aknakastid, mis siis seda müüritist tegelikkuses, noh, praegu ilmselt see sillutist suuresti kinni ka hoiab. On näha, et aken on tugeva pingi all, sest ka aknad on purunenud selle tagajärjel. Siseruumid on sellel majal tõeliselt ägedad, et 40 aastat on see tühi olnud, siin ei ole midagi puututud ja võiks öelda, et tõesti tagasiminek tsaari aega. Minu hinnang nendele ruumidele on selline, kõigepealt sisseastus on see vau-efekt, sest sa oled nagu sellises kohas justkui ja oled sattunud sellisesse tõelisse minimõisasse, kus on siis ajastuid üle käinud. Kohe esmalt sisseastudes oli mitmes kohas on näha, et laes on niiskuse kahjustusi just selle tõttu, et tõenäoliselt on olnud katuses suuri läbijookse ja katust on ka korra vahetatud ja siis on ka tehtud seal jälle selliseid klassikalisi vigu, nagu näiteks igasugused antennid läbi katuse, aastakümneid on sealt vesi natuke sisse imitsenud, kuskile kogunenud, natukene hallitanud ja noh, puitlagi ja teatavasti joonesti lagede peale veeti siis kõvasti pinnast siis nii nagu isolatsiooniks kui tuleohutuseks ja see on väga raske ja kui ta niiskub, on ta veel raskem ja siis tekivad vajumised. Et siin on seina äärtest on kõige paremini näha sellised niiskuskahjustused ja vajumisest põhjustunud vigastused. Et noh, pigem need on niisugused keerulised asjad, mida lahendada, need on võimalik teha,
aga jällegi võib-olla niimoodi asjaarmastajana siis selliste hoonete armastajana siis ma pakun välja, et siin on ka midagi, mida restaureerida, aga siin on veel rohkem seda, mida konserveerida ja jätta just selliseks need viimistlused, kihid, nagu nad praegu on. Kuidas on sellise maja puhul soojustamisvõimalused, et kui üldse on, et väljast ilmselgelt seda teha ei saa, et millised on need võimalused? Tegelikkuses võimalusi liiga palju ei ole või võib peaaegu öelda, et neid üldse pole. Aga väljas tegelikult maja on võimalik soojustada, aga siis see maja ei ole enam see maja. Et selliste mälestist, kui ta otseselt ei ole kui mälestis, aga selliste vanade hoonete omanikele oleme alati püüdnud sisendada, et kui te olete selle kohustuse enda kanda võtnud, siis tuleb mingit lõivu maksta. Et ma olen üsna kindel, et neid ahjusid korrastades ja sisekliimat parandades on võimalik selles hoones täitsa igapäevaselt elada, et seinad on piisavalt paksud, et seinad salvestavad piisavalt palju ja ka tuulutuskanalid, nagu me vaatasime, nendes seintes on nagu väga hästi säilinud. Ja ka praegu selles hoones tegelikult sellist nagu hästi rõhuvat rõskust või sellist kopitust ei ole. Tulla siis seespoolt soojustamine, vaadates neid seinu kindlasti ei tule kõne allagi ja see ehitus füüsikaliselt ka ei toimi. Et see tekitab selles hoones kohe väga suured hallitusprobleemid kindlasti ja siis on see hoone rikutud, et pigem ikka sisendada endale, et me oleme selle hoone endale võtnud, siis me maksame selle lõivu ja kütame need ahjusid või siis on võimalik siia niisugune alternatiivküte, mis võimaldaks selle õhul siin liikuda ja natukene niisugust mõnusat temperatuuri hoida, et materjalid ei niiskuks ja mööbel ei kahjustuks või kõik selline. Milliseid juhtumeid on ette tulnud, et kuidas inimesed soojustavad selliseid maju, et millised on need tüüpilised vead, mida tehakse? Et mis siis siia sisse pannakse seintele või mida kindlasti teha ei tohiks? Võib-olla kõigepealt kohe salgaks ära siis igasugused metallkarkassid, kipsid ja sinna vahele siis mingid erinevad villad ja kindlasti välistaks kõiksugused soojustusmaterjalid, et muidugi mõned inimesed arvavad, et teinekord sellistel hoonetel on ja väga nagu looduslähedane kasutada roomatti ja siis krohvida. Ja tegelikult juhtub see, et külma ja sooja õhu kokkupõrkel siis tekib niiskus ja kastepunkt just selle roomati sisse ja seal tekib tohutu hallitus, igasugused kahjurid tahavad siin elama tulla ja see maja muutub tegelikult väga-väga kiiresti täiesti elamiskõlbmatuks ja ilmselt rikub selle maja konstruktsiooni oluliselt rohkem kui praegu, kui siin ei ole mitte mingit soojustust ega mitte mingit kütet. Pigem selliste majade puhul pigem jätta tegemata, kui teha. Et me räägime just, eks ju, tellishoonest. Jah, täpselt nii. Aga ma lähen sisse siis. Siin paistab mööblit. Ja siin on näha ka veekahjustusi ja erinevaid probleeme, aga siin on ka nagu näha väga originaalset või algupärast katuse konstruktsiooni, mis huvitaval kombel on tegelikult esmapilgu päris hästi säilinud. Nii, üks moment. Ja, juba ammu. Nii. Katus on kusjuures väga üllatavalt heas seisus. On näha, et katusematerjal on vahetatud. Eelmine katusematerjal tõenäoliselt oli laast, mis oli ulatuslikke läbijooksudega on olnud niimoodi, et vahelaed alastik on tugevate mädanike kahjustustega. On üks suuremahulised tööd just kogu selle hoone ulatuses ilmselt ongi vahelaed alade plommimine, vahetamine ja see koristus ka seal üleval. Kel aga samuti küsimusi oma vana maja kohta, siis infot saab Maa-arhitektuuri keskusest Eesti Vabaõhumuuseumis või kodulehelt maamaja.eu.